Mootorsõidukimaks hakkab koosnema kahest osast. Aastamaksust, mida hakkab koguma Maksu- ja Tolliamet, ning registreerimistasust, mida hakkab koguma Transpordiamet sõidukite registreerimistoimingu eel. Aga liigume siit siis edasi e-teenindusse Transpordiameti kodulehekülje peal, et kus te siis leiate informatsiooni selle kohta, et on siin olemas mootorsõidukimaksu kalkulaator, et siis siin on teil võimalus siis arvutada seda aastamaksu ja registreerimistasu siis juba, kui on olemasolev sõiduk, siis juba registreerimisnumbrimärgi alusel, sisestades oma sõiduki registreerimismärgi. Siis sellest piisab. Vaikimisi on siin ka üks kuupäev, mis siin on, kuhu on 31.12.2024. Et see on siis kuupäev, kui te peaksite järgmine aasta näiteks oma sõidukit soovima müüa või osta, siis te sisestate ostukuupäeva, aga kui on ta vaikimisi 31.12.2004, siis te saate ka täpselt 25. aastamaksu ja potentsiaalse registreerimistasu 1. jaanuari 2025 seisuga. Ja kui nüüd vajutada nupule arvuta, siis sellisel juhul te näete kenasti siin kohe väljade peal nii mootorsõiduki aastamaksu lõppsummat, saate vajutada veel makse koosneb, et millistes komponentides koosneb, samamoodi ka registreerimistasul, et aastamaks siis koosneb nii baasosast, eriheitme osast kui massi osast. Kuna massi osa antud sõidukil on alla piirväärtus, siis massikomponenti tal eraldi juurde ei tule, aga temal siis on siis baasosa ja eriheitme osa. Ja kuna tegemist on ka siis 2016. aastal registreeritud sõidukiga, siis sellisel juhul arvestatakse ka temal vanuse koefitsienti. Kui sõidukit liiklusregistris arvel ei ole, siis sellisel juhul on teil võimalus sõiduki registreerimistasu ja aastamaks arvutada välja ka tehniliste parameetrite põhjal. Aga meeldetuletuseks veel kindlasti kõigile ütlen, et kellel on juba täna olemasolevad sõidukid, et kindlasti tutvuge Transpordiameti e-teenindus oma sõidukite andmetega, millised sõidukid teil on, millised on sõidukite tehnilised andmed ja kui tekib küsimusi, siis kindlasti võtke Transpordiametiga ühendust ja vajadusel saame täpsustada, selgitada või kui on ka vajadus mingite andmete korrigeerimiseks, parandamiseks, kui see on põhjendatud.